Sellest on juba üpris mitu aastat möödas, kui ma kõndisin mööda Turu silda ühel varajasel hommikul talvisel perioodil, kui lumi oli maas, aga Emajõgi ei olnud veel jääs, Anne kanal kohati oli jääs. Ja ma nägin mingit paarisada parti vähemalt Anne kanalis. Nüüd ma ei ole pardiekspert, mu eeldus on see, et pardid sõidavad talveks lõunasse, aga arvestades seda, kui palju neile igasugust toitu ja mingit muud mudi Anne kanalis antakse, siis ütleme nii, et pardid on leidnud seal oma kodu. Aga need paarsada parti, kes seal olid, nendest umbes 10 meetrit eemal olid talisuplejad. Ja siis ma mõtlesin, et okei, pardid, talisuplejad, pardid ujusid, vesi ei olnud täiesti jääs. Ja see pani mind mõtlema, et mis Anne kanalis veel on? Mitu inimest Anne kanalisse on uppunud? Ma kujutasin ette, et selle arvu leidmine ei ole võimatu, aga see kindlasti ei saa olema ka lihtne. Kuid mu teekond leida sisuliselt üks arv muutus päris huvitavaks. See konkreetne video on üks osa kaheosalisest seeriast, kus ma räägin sellest, mitu inimest on Anne kanalis uppunud, kuidas Anne kanalis on vetelpääste toimunud ja üldse Anne kanali üldisest ajaloost. Ning selle konkreetse video raames keskendun siis ainult aastatele 1965 kuni 1991. Nii et, Maanus, palun istu maha, seekord on mul sulle üks lugu rääkida. Nüüd ma usun, et see ei tule kellegile üllatusena, aga Anne kanal on fake ehk siis tehis. Tegemist oli mitu kärbest ühe hoobiga sorti projektiga, kus üks kärbes oli rahvusvahelise pehmejõuga fleksimine ja teine kärbes oli soov raha kokku hoida. Taustaks. Nõukogude Liit ühines olümpiamängudega 1952. aastal ja kiirelt mõistis, et tegemist on rahvusvahelise poliitmängu ühe osaga. Teades, et ühel hetkel on nad ise mängude korraldajamaa, valitses 1960-ndatel Nõukogude Liidus olümpiaehitiste meisterdamise buum. Enne seda, kui seal oli Anne kanal, asus samas alas Anne luht. Iga natukese aja tagant üleujutatud piirkond, kus olid lahtised kanalisatsioonikraavid ja kuhu viidi prügi. Kui Anne linna planeeriti, oli plaanis ka Luhale hooned ehitada, aga selleks oli vaja Luha piirkonda umbes 1,5 kuni 2 meetrit tõsta. Ning Anne linna ehituseks oli vaja väga palju pinnast, umbes 180 000 kuupmeetrit pinnast aastas, mis on siis orienteeruvalt umbes 300 meetrit kaevatud Anne kanalit. Ja lähim karjäär oli tol hetkel Tartust umbes 18 kilomeetri kaugusel, seega oleks pinnase vedamine muutunud väga kalliks. Seega, mida sa teed? Aga mis oleks, kui me hoopis kaevame Luhale kanali, niisuguse väga suure ja pika kanali, lausa 2,2 kilomeetri pikkuse ja 110 meetri laiuse kanali, et tekitada olümpiamõõtudes veesõude kanal ja siis samuti kõik kaevamiselt saadud pinnas lihtsalt viia üle tee, et sellega Anne linna ehitada. Ma ei tea, work smart, not hard. Seega, 1965. aastal alustati veesõude kanali kaevamist, aga olümpiamõõtudeni kanal kunagi ei jõudnud ja 1971. aastal kanali ehitus katkestati. Mu taustal on Tartu linnakaart 1971. aastast. Nüüd tartlased võib-olla panevad seda kohe tähele, loodetavasti teised ka, aga midagi on puudu. Tartu linnas oli tol hetkel vaid üks püsisild, rahusild. Oli olemas teisi ületusviise ja ajutisi ujuksildu, kuid püsivaid sildu, kus sai aastaringselt autoga Emajõge ületada, oli vaid üks. Kui jõudis kohale arusaam, et Tartu teisele kaldale
rajatakse umbes 50 000 elanikule rajoon, tekkis ka vajadus lahendada nende inimeste liikumine kahe kalda vahel. Seega, kui kopad 1965. aastal üle jõe Veesõude kanali kaevamist alguses pinnasesse löödi, ei arvestatud sellega, et suur elurajoon teisel pool Emajõge vajab ühendust ülejäänud linnaga. 60. lõpus otsustati, et rajooni hakkab ühendama üks sõbralik kanalit ületav sild. Kuigi üle jõe Veesõude kanalit sooviti säilitada, siis oleks sellise silla, mis kanalit säilitab, ehitamine olnud liiga keerukas ja aeganõudev. Nüüd ma ei teadnud täpsemalt, kuhu seda segmenti panna, seega ma panen selle lihtsalt siia Anne kanali ajaloo ja Sõpruse silla ehitamise teema keskele. Aga kas teadsid, et Anne kanali kohta on olemas vandenõud? Esiteks, mõnes nostalgiagrupis ei ole suudetud jätkuvalt kokku leppida, millal Anne kanalit päriselt ehitama hakati. Ehk siis see aastaarv 1965 justkui ei kehti sellepärast, et inimestel on olemas pildid aastast mingi 68, 67, mida iganes, kus on juba näha, et need esimesed kortermajad on ehitatud, seega see pilt peab kindlasti olema sellest ajaperioodist. Aga Anne kanalit seal ei ole, seega millal Anne kanalit päriselt üldse ehitama hakati. Kahjuks sellele väris naljakale vandenõule on mul olemas selline suhteliselt kurb ja lihtne vastus. Äge vandenõu, pasted, müüt murtud, ma ei tea, 65 ikkagi hakati seda kanalit ehitama. Teine vandenõu, mis on palju huvitavam, on see, et miks seda nii-öelda olümpiamõõtudes kanalit mitte kunagi ei tekkinud. Ja nüüd, ma ei tea, kas teie teate seda, aga Raadi lennuvägi oli nagu üks väga kõrge sihtmärk ja väga võimas lennuväli Nõukogude Liidus, sellepärast et see võimaldas pommitada Euroopa maid ja seetõttu, kui tekkis selline mõte, et okei, me teeme siia Veesõude kanali, aga nüüd hakkavad välismaised sportlased siin käima ja mingi umbes 2 kilomeetrit eemal on meie supersalajane lennuväli, siis Veesõude kanal väidetavalt mingite sisekaitsejõudude poolt saboteeriti meelega ära selleks, et siia ei saaks need sportlased tulla, sellepärast et iga sportlane välismaalt, kes siia tuleb, on julgeolekuoht ja nad ei soovinud lihtsalt seda riski võtta. Ja seetõttu, kui Sõpruse silla ehitamine pihta hakkas, siis need erinevad variandid, kuidas sild ehitada nii, et kanal ka säiliks, väidetavalt just sisekaitsejõudude poolt maeti maha ning jäeti alles ainult võimalus, et ei, kanal tuleb poolitada, keegi sõudma siia ei tule, teeme silla, lähme eluga edasi. Lõppes ka olümpiamõõtu Sõude kanali ambitsioon ja tekkis küsimus, mida selle pooliku kanaliga edasi teha. Seda oldi siiski ju 6 aastat ehitatud. Juba varem mõisteti, et uus rajoon vajab ka kohta, kus inimesed saavad suvelend karastamas käia. Aga oota, sa mõtled, Emajõgi pole ju nii kaugel. Miks inimesed lihtsalt sinna ei võinud minna? Vastus on väga lihtne, sest Emajõe vesi oli rõve. Emajõest alla voolav vesi oli Annelinna piirkonda jõudes reostunud, nii kodukeemia, kütus, prügi, niuke tänapäevane üksik hessipaber alla voolu ujumas oli suht köömnes võrreldes sellega, mis siin varem toimus. Sellest tulenevalt oli ka üldine soovitus. Emajõge ujumise ja riidepesu eesmärgil tuli vältida. Kanali ehitus katkestati. Sõude kanal tuleb ümber muuta supluspaigaks ning selleks, et inimestel oleks kuskil lebotada ja vette lihtsam minna, tuleks kanali äärde tassida liiv. Lisaks sellele ka pesemiskohad, riidevahetuskabiinid, putkad, kus saab osta sööki, jooki, ajalehti. Aga aitab Anne kanali ajaloost ja sildade ehitamisest. Liigume asja tuumani. Nagu video alguses ütlesin, siis räägin konkreetselt 2 lugu. Üks, mis räägib siis Anne kanalis toimunud veeõnnetustest ja teine, mis räägib siis Anne kanalis toimunud vetelpäästest ja sellest, mida prooviti teha, et vältida vees toimunud õnnetuste tekkimist.
ning need 2 lugu on siis omakorda ümbritsetud sellest, et kust ma üldse oma informatsiooni sain, kes seda tänapäeval talletab ja kuidas ma selle informatsiooni üle kontrollisin. Nüüd kui ma hakkasin mõtlema selle peale, et okei, mul on olemas veekogu, ma soovin leida, mis seal juhtunud on. Kuidas ma leian üldse selle ajaloo nagu ülesse? Mu esimene mõte ja ma ei tea, kas see oli kõige targem mõte, oli süsteemselt erinevaid märksõnu kasutades kammida läbi sadu digiteeritud ajaleheartikleid Digarist. Alustades banaalsete lahendustega nagu Anne kanal uppunud, Anne and kanal and uppunud ja liikudes edasi aina detailsemate märksõnade juurde, ala vetelpäästeühing, spetsiifiliste isikute või autorite nimed. Ja minu esimene tabamus ei olnud isegi seotud Anne kanaliga. Anne linna kui sellist ju veel ei eksisteerinud ja piirkonda mõisteti veel termini Ülejõe all. Ülejõe Sõude kanal. 19. juunil 1970 läksid 4 tüdrukut kanali äärde. Kuna üks tüdrukutest ei osanud ujuda, mõtlesid teised 2, et lähevad koos kanalisse ja õpetavad ujuma. Samal ajal, kui 4. tüdruk jäi kaldale. Ülejõe linnaosa uues elamurajoonis pole ametlikku supluskohta. Jõevesi on selles paigas reostatud, aga ujulasse minna on kauge. Lapsed, neid on selles rajoonis väga palju, avastasid endile sobiva supluskoha. Paar aastat tagasi kaevatud kanali. Vesi on siin puhtam kui jões, kallas pakub päevitamisvõimalusi. Pealegi on siin vesi soe, nagu seisev vesi ikka. Erinevalt sellest, mis Anne kanal tänapäeval on, siis Sõude kanali ajastul läks vesi kohe 4-5 meetrit sügavaks. Tüdruk, kes hästi ujuda ei osanud, sattus sügavas vees paanikasse ja haaras teistest kinni, eriti oma sõbrannast Tanjast, kes oli tüdrukute seas kõige parema ujumisoskusega. Soe ilm meelitas kanali äärde ka teisi ning vees toimuvat pealt näinud isik tõttas tüdrukute lappi. Üks tüdruk suutis kaldale tulla ise, teise tõi kaldale appi tõtanud pealtnägija, kuid 3. tüdruk, Tanja, kadus vette. Anne kanal ei olnud ametlik supluspaik, seega puudus kohalik vetelpääste. Eemal asuvasse vetelpäästejaama anti olukorrast teada, kuid kommunikatsioonis tekkis segadus ning vetelpääste suundus abi osutama Emajõkke. Kui segadusest aru saadi ja vetelpääste õigesse kohta jõudis, oli kadumisest pool tundi möödas. Tüdruk leiti, aga elustada teda enam ei suudetud. 1970. aasta 19. juunil uppunud Tanja on teadaolevalt esimene inimene, kes Anne kanalis uppunud on. Päev pärast seda oli kanali juures silt suplemine keelatud. Veel päev edasi ta kadus. Inimesed käivad suplemas edasi, ilmad on ilusad ja mujale pole minna. 1971. aasta 14. jaanuaril toimub Eesti Vetelpäästeühingu asutamiskongress. Ühingu eesmärk ei olnud ainult vetelpääste korraldamine, vaid ka noorte harimine, rahvale ujumisoskuste ja vetelpäästeoskuste õpetamine, kui ka üldine ohutuse käitumise propageerimine veekogude lähistel. Suure organisatsiooni alla tekkis sadu väiksemaid organisatsioone, kes kõik tegelesid siis enda spetsiifilise nišiga. Lisaks ühtlustati ka vetelpääste asukoht ära ja sätiti paika 13 vetelpäästejaama, mis töötasid aastaringselt ja 21 vetelpääste posti, mis olid mehitatud rannahooaegadel ehk siis kui oli suvi ja soe ja sai vette minna. See oli taust selleks, et mõista, kus vetelpääste Eestis organisatsioonina oli. Anne kanalisse aga vetelpääste posti veel ei tehtud, sellepärast et Anne kanal ei ole jätkuvalt ametlik suplusrand. Lisaks Anne kanalisse kusjuures ei saa keegi 1971 kuni 1974 uppuda, sellepärast et kanalisse ei lasta vett sisse ja kanal on tühi.
Ilusatel suvehommikutel viisid Uue tänava lasteaedade kasvatajad oma hoolealused kanali äärde liivale päikesevanne võtma. Päikeseketas kõrvetas armutult. 1200 meetri pikkune süvend oli aga kuiv. Vaid kajakad otsisid niredest kosutust. Miks esialgu sõudekanaliks, hiljem supluspaigaks mõeldud basseinis pole vett? Aga miks ei ole kanalis vett? No, lühidalt öeldes Sõpruse silla projekteerimise jaoks oli vaja teha mõõtmisi ja ma arvan, et raske on mõõta kuskil 5 meetri sügavuses vees. 1975 lastakse kanalisse vesi sisse ja aastaid räägitud supluspaik on lõpuks avatud. Peaaegu 5 aastat pärast esimest surmaga lõppenud juhtumit toimub järgmine veeõnnetus, kus hukkub vanem meesterahvas. Täpsemad detailid õnnetuse kohta puuduvad. Oli see terviserike, alkoholiga seotud temp või midagi muud, välja toodud ei ole. Aasta hiljem, 1976, hakatakse Anne kanali juurde ehitama vetelpääste posti. Ka muidu möödub aasta rahulikult, sest kanalis ühtegi uppumist ei toimu. Sama ei saa ka öelda 1977. aasta kohta. Kuigi vetelpääste post on valmis ja valve Anne kanalis tagatud, uppub kanalis 2 inimest. Seega on 1978. aasta alguseks kanalisse teadaolevalt uppunud 4 inimest. 3 uppunut kinnitab ka Vetelpääste Ühingu Tartu territoriaalkomitee kokkuvõte, kus perioodil 1975 kuni 1978 on Anne kanalis üles märgitud 3 uppumist. Kuna Vetelpääste Ühing loodi 1971. aastal, siis nii siin kui ka nende hilisemates kokkuvõtetes puudub 1970. aastal uppunud Tanja. See on siis kõik informatsioon, mis ma suutsin valdavalt Tigarist leida. Aga võib-olla te juba panite probleemi tähele, mis Tigari materjaliga on. Esimene uppumine, väga detailne taust, isik, olukord, mis juhtus. Teine uppumine, mis leidis aset 5 aastat hiljem. Me juba ei tea isegi konkreetset viisi, kuidas isik uppus. Me lihtsalt teame seda, et tegemist oli vanema meesterahvaga. 3. ja 4. uppumine 1977. aastal. No see on juba taandunud niisuguseks ääremärkuseks ühest pikemast loost, mis räägib üldiselt vee ohutusest. Või siis pigem vee ohtlikkusest. Mu esimene mõte oli otsida Vetelpääste Ühingut äriregistrist. Kuna ma olin selleks ajaks juba lugenud 90. artikleid uppumiste kohta, siis ma teadsin, et Vetelpääste Ühing jätkas vähendatud koosseisus tegutsemist. Ka peale Nõukogude Liidu langust. Mida ma ei teadnud on aga likvideerimisel. Aga siis tekkis mul idee, mis oleks mul tegelikult pidanud kohe tekkima. Rahvusarhiiv. Huvitav, mis Vetelpääste Ühingu materjal võib olla talletatud Rahvusarhiivis? Eesti Vetelpääste Ühing, Vetelpääste talitus, õnnetusjuhtumite aktid ja analüüsid. Arhiivi materjalidega tuleb aga arvestada, et mitte iga aasta kohta pole sellist dokumenti olemas. Puudu oli nii 77, 78 kui ka 81. Seega, kasutades nii ajalehe artikleid kui ka aasta kokkuvõtteid, mis on Vetelpääste Ühing ise teinud, siis me saame järgneva ülevaate. 1975. aastal on meil 1 uppunu. 1977. aastal on meil 2 uppunut. 1979. aastal tuleb meile 1 uppunu veel juurde. Lisaks 1970. toimunud uppumine teeb kokku uppunute arvuks 5 ja see arv jääb pidama kuni 1982. aasta suveni. 1982. aasta kevadel Vetelpääste Ühingu Tartu territoriaalkomitee 5. pleeniumi 10 aasta kokkuvõttes antakse teada, et uppumisohust on päästetud 413 inimest. Samal ajal on Emajões hukkunud 76 inimest, Peipsijärves 21, Võrtsjärves 10, Elvajões 9, Pangodijärves 8
Ropka Paisjärves 6 ja Anne kanalis 4 inimest. Lisaks on 40 inimest kokku uppunud tiikides, kraavides, vannides või kaevudes. Ma tahaksin siia veel juurde lisada selle, et tegemist on tehniliselt statistikaga, mis pärineb Nõukogude Liidust. Ja ma usun, et paljud meist on kuulnud seda, kuidas erinevate arvude ja kokkuvõtete asjadega seal manipuleeriti. Küll aga mina isiklikult, lugedes kõike seda materjali, lugedes neid artikleid, siis ma ei tunne, et Vetelpäästeühingu numbritega on kuidagi pidi mängitud. Aga ei maksa unustada, et tegemist on Nõukogude Liidu aegse perioodiga. Et Tartu Vetelpäästejaamal pole majandusruume, siis eraldati talle Soome kaarhall, mis tuli üles seada läinud aasta 4. kvartalis. Projekt ei valminud aga õigeks ajaks ning detailide vedamisel läks soojusisolatsioon materjal kaotsi. Seega, esimese 11 aastaga on Anne kanalis uppunud 5 inimest. 4 aastat hiljem, 1986. aasta kokkuvõttes, on uppunute arv tõusnud juba 13 peale. Kuidas? Esiteks tekib ohvrite rohkem suvi 1982. aasta suvel, kui toimub 3 uppumist. 2 juhul ei ole õnnetuse põhjust täpsemalt teada, aga viimane uppumine toimus isikuga, kes ujus siis teisel pool Sõpruse silda ehk siis alal, kus üldiselt inimesed ei käi ja kus ka vetelpäästet ei olnud. 1983. aastal hakatakse aktiivselt töötama selle nimel, et supluspaika päriselt ohutuks muuta. Nii põhi kui kaldad on jätkuvalt ebatasased ja vesi läheb kiirelt sügavaks. Kaldast 2 meetri kaugusel võib vesi olla juba 3 meetrit sügav. Randa on küll tasandamise eesmärgil liiva toodud, aga seda on liiga vähe. Kuidagi on vaja terve kanal teha korraga ohutuks, aga kuidas sa seda teed? Pumpad vee välja ja ehitad selle korda, lihtsalt jalotad liiva juurde, kuni asi on paigas? Ei, tegelik lahendus oli suht nutikas. Kui kanal oli jääs, veeti sinna liiva peale. Kui jää sulas, kukkus ka liiv põhja. Ja kui veest oli kõik jää kadunud, siis viidi sinna ujuv pontoon, mille abil said tuukrid põhja vajunud liiva survveega ära tasandada. Seega sai kanal natuke ohutumaks tehtud, mis on hea, aga samas Anne kanali piires asuvates paviljonides ei likvideeritud õllemüüki. Otsuse kohaselt tuli asemele jätta limonaad, mineraalvesi, kali ja jäätis. 1983. aastal toimub uuesti 3 uppumist. 2 uppumist, üks mis leidis aset 3. juulil ja teine mis leidis aset 10. juulil. Mõlemal puhul süüdi on alkohol. 3. augustil aga leitakse veepiiri äärest laip, kes ei olnud alkoholi tarvitanud, aga ka täpsem õnnetuse põhjus ei ole teada. 1984. aastal läheb Anne kanalis suvitamine veel lõbusamaks, sellepärast, et suvehooaja alguses jõuavad kanalisse kohale nii vesijalgrattad kui ka võimalus laenutada kummimadratseid. Nõudmine ületab pakkumise. Veejalgratast oodatakse järjekorras, ühe koha eest makstakse 50 kopikat sõidutunnist. Nüüd, kui me paneme selle 50 kopikat mingit sorti konteksti, siis see teeb umbes sama, mis 1,51 Žiguli õlut või siis 2 paikali limonaadi koos taara hinnaga. Aasta hiljem kommenteerib olukorda Anne Vetelpäästeposti ülem Armand Toome. Palju tööd tuli juurde läinud aastal, mil kanalitele toodi vesijalgrattad ning hakati laenutama kummimadratseid. Rattal võib olla 2 inimest, tihti aga ronib peale 3-4. Paljud ei hooli keelust minna kummimadratsiga kanalile. Kanali ja jõe vaheline ala on muutunud vabaõhurestoraniks. Mõnigi on purjuspäi ujuma läinud, tänusõnad kainestusmaja töötajatele, seevastu rahvamalevlasi on olnud harva näha. Kuid 2 halba suve
nii 82 kui 83 aastal on ilmselgelt mõjutanud vetelpääste posti tegevusi. Sellepärast, et 84. kuni 86. aastani mööduvad suved uppumiste vabalt, väidetavalt. Juhtub asi, mida ma kutsun 1986. aasta ebamääraseks uppumiseks. Nimelt, 1986. aastal tehakse 15 aasta kokkuvõte Anne kanalis toimunud veeõnnetustest ja vetelpääsmistest. Viimase 15 aastaga on uppumisohust päästetud 664 inimest. Tulemusi peaks ilmestama seegi asjaolu, et mullu päästeti Tartu rajoonis 60 last. Kõige ohtlikum on ikkagi Emajõgi. Viimase 15 aastaga on seal uppunud 107 inimest. Järgnevad Peipsi 35, Anne kanal ja Võrtsjärv mõlemas 12, Ropka Paisjärv 9, Pangodijärv 8. Veidi üllatav oli kuulda, et basseinidesse, vannidesse, tünnidesse on 15 aastaga uppunud 74 inimest. Nende hulgas peamiselt järelevalveta lapsed ja väetid vanurid ning purjus inimesed. 12 uppumist. Pluss 1970. aastal toimunud uppumine, mida vetelpäästeühing ei kajasta, teeb kokku arvuks 13. Kui ma ka löön enda tabeli kokku, siis saan ma arvuks 11. Seega on võimalik, et 84 kuni 86 on tagantjärgi uppumise juurde märgitud või on midagi märkamata jäänud. Vaheseis on igatahes 13 uppumist, mis 11 on konkreetselt paberil tõestatava märgiga. No nii, aga see viibki meid siis viimase 5 aasta juurde. Rohkem sellist suuremat ülevaadet enam ei tehta. Ülevaade, mis annaks mingi 20 või 25 aasta tagantjärele pilgu Anne kanali uppumistesse või üldse Lõuna-Eesti uppumistesse, ei toimu. Sest suured muutused, mis 1988. aastal toimuvad, jõuavad enne kätte. Lähtudes vetelpäästeühingu aasta kokkuvõttest, siis me teame, et 1987. aastal toimub vaid üks uppumine ja 1988. aastal toimub 2 uppumist. Mõlemad uppumised on seotud alkoholi pruukimisega. 1988. aastal kuulutati Eesti NSV seadused tähtsamaks kui liitu tervikuna puudutavad seadused. 1989. aastal toimub riiklikul tasemel arutelu vetelpääste üle. Laias laastus kimbutab vetelpäästeühingut täpselt seesama probleem, mis enamus organisatsioone. Puudub piisav raha, et leida pädevaid inimesi, head varustust ja et pakkuda teenust, mida neilt oodatakse. 1989. aastal toimub Anne kanalis ainult üks uppumine. Nimelt, sama aasta 7. juulil uputab ennast kanalisse üks noor sõdurpoiss. 1990. aastal asendatakse Sotsialistliku Liiduvabariigi nimi Eesti Vabariigiga. Sel aastal samuti Anne kanalis ühtegi uppumist ei toimu. 1991. aastal 6. augustil ujub Anne kanalis üks 28-aastane isik. Vetelpääste posti töötajad vaatavad, et isiku ujumise oskus ei ole väga kiita. Toimub veeõnnetus, mille tagajärjel ta upub ning tagantjärgi analüüsi tulemused tõestasid, et isik oli tarvitanud ka alkoholi. 2 nädalat hiljem taastatakse okupatsiooni tagajärjel kadunud Eesti Vabariik. Seega 1965 kuni 1991 on Anne kanalis uppunud 18 inimest, kellest 16 puhul on meil ka kindel paberil tõestus olemas. Aga mis edasi? Nagu ma ütlesin, siis see on esimene osa 2-osalisest seeriast. Ja meie juba teame, mis tee Eesti riik valis. Andmeusku, digiriik, andmebaasid, absoluutselt iga tegevus kuhugile talletatud, millest saad järgi vaadata. Seega ei ole tõenäoliselt väga raske ju leida, mitu inimest on Anne kanalis uppunud Eesti Vabariigi taastamise järgselt. On ju?
Rannavalve peab sellel perioodil statistikat randades toimunud sekkumiste ja veeõnnetuste kohta ning esitab linnale vajadusel selle kohta aruandluse. Anne kanalis oleme aastast 1999, aga pole vajalikuks pidanud selliseid andmeid säilitada. On ju,